Ja jätkame siis oma teekonda Clean Architecture'i ja Onioni poole. Ehk kus me eelmine kord lõpule jäime või kuhu jõudsime, oli siis baaskihis, siis kõikide siis sõltuvuste tagurpidi pööramine või nende nagu väljatõstmine. Ehk siis see, mida siis Onionis nimetatakse domeeniks. Siin on ta meil siis nagu hästi palju nüüd tükkideks lahti võetud, aga hakkas siis peale sellest, et meil on kuskil on ju iBase entity, mis ütleb, et meil on ID kõikides meie olemites. Siis natuke jõudsid niisugused abiklasse, meil on veel siin iUpUser ID, mis ütleb, et meil on olemas kasutaja ID mingis olemites, ehk siis see olem kuulub mingisuguse kasutajale ja saab mingit filtreerimist selle järgi teha. Ehk siis kontrollida, kellel andmebaasis see ressurss päriselt kuulub ja vastavalt oma päringuid ehitada. Ja kõige baaskihis on meil siis iBase Mapper interface, mis siis ütleb seda, et kuidas me ühest olemist teise mapime. Mis see interface mitte midagi nagu tarka ütleb, peale selle, et meil on siis 2 meetodit. Üks, mis mapib siis välimist kihti sisemiseks ja teine, mis mapib sisemist kihti välimiseks. Ehk kuskil tuleb siis kõik need asju hakata implementeerima. Siis on meil tallikihi lepingud, mis siis ütlevad, et meil on baasrepositoorium. Baasrepositoorium on siis, need on kõik kirjutatud nii-öelda universaalsetena, ehk saab valida ise, mis siis on võtmetüüp, aga standardis siis on kuid tavaliselt, sest tahaks võib-olla kunagi tulevikus mingeid baase kokku kleepida. Ja baasrepositoorium lihtsalt ütleb, et meil on sellised mingisugused standardsed meetodid, klassikaline CRUD, ja käivad need siis miskisuguse entity vastu, ehk me ei tea, mis see olem veel on, mille kohta see repositoorium üldse kunagi käima hakkab. Ja baas UOV, mis ütleb, et selles on üks meetod, salvestame muudatused ja tagastab siis tüüpilise asja, mida andmebaas tavaliselt tagastab või andmekiht, ehk mitu muudatust tehti. Ja siis on ka päriselt implementatsioon, mis siis ütleb, et jällegi sama see kahekihilisus ehk välimine kiht või nii-öelda üks põhiimplementatsioon, mis ütleb, et on kuidiga ja teine, kus siis see implementatsioon päriselt elab, mis ütleb, et see on siis mingisugune tõhkei ja siin on siis kõik need meetodid, mida see interface base repository ette näeb. Ma näen, see on faili nimi veel vigane. See peab meil olema base repository. Kõik siis see, mida siis see iBase repository interface ette nägi, kõik need meetodid on siin ära täidetud. Jätkuvalt on siis edasi lükatud see, et me ei tea ikka veel, mis entity on. Siin on ta jätkuvalt siis tundmatud entityt selle jaoks. Ja interface ütleb, et see on tallikiht, aga repositooriumi sees on meil vaja 2 entityt. See, mis on tallikiht, ehk see, mis paistab väljapoole tallist kõrgemale, ehk siis PLL-i poole peale, ja see, mis on siis tegelikult andmebaasis, ehk siis see domain entity. Ja mis siin veel oluline on siis see, et meil on vaja siin mapperit, ehk me ütleme, et see siis tuleb meile läbi dependency injectioni, iBase mapper, mis siis peaks oskama mappida selle tall entity ja domain entity vahel. Ja veel on siis meile siia generikutena külge põetud talle siis see tõh-tb kontekst, mis siis siin muutub, siis me küsime seda läbi dependency injection endale, mis siin muutub siis tõh-tb kontekst repository tb kontekstiks. Ehk siin ka me veel jätkuvalt ei tea, mis see tüüp konkreetselt on sellele tõh-tb kontekstile. Ainukene piirang, mis me teame, on see siin, ehk siis see generiku piirang, mis ütleb, et see peab kindlasti pärinema tb kontekstist. Aga mis ta siis täpselt on, veel ei tea, aga lõpuks eesmärk on see, et kui keegi siis seda muutuid siit kasutama hakkab repository tb kontekst, siis ilmselt selle hetkel on tõeba siis muutunud äpp tb kontekstiks. Ja base UOV siis sama stiilis, ehk jätkuvalt me ei tea veel, mis on see andmebaasi kontekst, ehk siis ta on tõh-tb kontekst siin, mis peab olema pärit tb kontekstist. Ja võtame endale sisse siis dependency injectioni kaudu, salvestame ära ja siit kaudu kutsume välja ka selle save changes async. Seega siis kõik need tallikihi lepingud on sellega täidetud kaunisti. Ja kuskil on ka siis üks base domain, siin on lihtsalt üks abstract base entity, mis siis seda iBase entity interface'i täidab.
abstract base entity app user, mis siis pärineb sellest samast base entity'st ja saab juurde selle app user ID, ehk siis, et kui on rakendusel või andmetel on ka mingisugune omanik, siis saab seda kasutada vajadusel. Ja langstring, ehk siis see multikeelsuse tuge andmebaasis. Ja natukene mingisugused helperid on siin veel kuskil, see on juba nüüd identity, see on meil juba varasemates loengutes läbi käidud. Ehk sellega on siin nagu see baaskihid olemas, mis puudutab nüüd siis data access layer'it. Siis sama loogikaga tuleb siia peale nüüd ka siis BLL, ehk kui DAL tegeleb meil puhtalt sellega, et kuidas me andmeid ja andmebaasiga tegeleme, siis kõik see, mis saab pärast andmebaasi, kus on meie siis päriselt äriloogika, kui see äriloogika on mingil määral keerulisem, kus tuleb midagi arvutada, mingist välisest teenusest midagi käia küsimas, mitmest allikast midagi kokku panna, see kõik siis paiknub tavaliselt BLL-kihis. Ja seegi, kui rakendus hakkab minema suuremaks, siis see ka BLL-i veel vajadusel lõhutakse mitmeks kihiks igapidi laiali, küll sügavuti, küll laiuti. Ehk siis sama loogika tuleb nüüd siis ka BLL-i jaoks kirjutada ja siis lõpuks kõik see siin ka rõõmusväänselt rakenduse kihis ellu viia. Et seda nüüd mitte üleliia keeruliseks kohe ajada, siis ma kõigepealt siia seda BLL-kihti ei tee, vaid proovime selle DAL-kihi ka päriselt valmis kirjutada. Et näha, kas ja kuidas see midagi töötab ja äkki midagi veel puudu, sest praegast seda veel siia käiku ma ju kuskil võtnud ei ole, see on kõik alles nüüd abstraktne ja see, et kompileerimisvigu ei ole, ei näita, ei tähenda seda, et see nagu töötaks. Ja ilmselt võiks ka mõned testid siia siis, tänapäeva mõistes küll siis testid tavaliselt genereeritakse. Ehk AI kirjutab neid teste üsna nagu edukalt. Aga hakkame siis kirjutama seda otsast. Ehk kui siin on meie app.del EF, siis siin on praegust ainult app.db kontekst ja rohkem mitte midagi. Ehk kogu see loogika, mis siin base'is on, tuleb nüüd siis ka siia valmis kirjutada. Ehk siis hakkame siis äpi kihti panema endale lepinguid. Ja siin siis toimub see nagu jällegi see 8 lahtilöömine, ehk kui eelnevalt on kõik olnud selline end-tier, ehk kus kihid on omavahel kokku seotud, siis nüüd ma lükkan neid järjest lahku. Ehk ma küll ei nimeta seda kõike nagu üheks suureks domeeniprojektiks, mis oleks nagu raamatu järgi nagu õige, vaid lükkan seda paljudeks väiksemateks tükkideks, et seda hästi detailselt teha, aga idee on täpselt sama, et see sõltuvus keeratakse teistpidi, ehk meil on siis väline interface'ide kogum, mis siis ütleb, kuidas me asjad peavad töötama ja siis on neid kihte nagu lihtne ümber vahetada. Ehk siis tuleb siia juurde meil nüüd siis app DAL contracts. Ehk siis mis meil toimub rakenduse kihis. Ja see oleks siis, kui meil on siin on ju base contracts ja base DAL contracts, iBase UAV, siis ütleme, et siis see oleks siis interface iApp unit of work. Vaatame, kuidas me unit of work'i juures on suurte tähtedega. Nii, siis on meil siin palju repositooriumid. See vist on suur algustäeg, oleks visaks kirjutada. Ja kui ma vaatan andmebaasi, siis mul on küll ka väga tühi andmebaas, mis on siis list item. Ja see nüüd ei ole küll mitte klass, vaid on interface. Nii, iApp unit of UAV pärineb meil siis iBase UAV-st. Ja iBase UAV midagi tarka veel ei ütle ja siin me ka veel esimesega midagi tarka ütle. Aga list item repository pärineb siis iBase repositorist ja siin juba peab midagi ütlema. Ja me ütlema on see siis see entity ehk meie puhul siis
või minu puhul siin selles demos list item esimese hooga, mis siis tõesti tuleb app domeenist. Ja esimese hooga ma ei teagi, et ma midagi siia rohkem tahaks öelda, ehk kui mul nüüd tulevad mingisugused lisameetodid, siis neid ma hakkan siia endale kirjutama. Hetkel ma kohe praegust ei tea, mis mul sinna juurde võib tulla, ehk ma olen esimese hooga õnnelik selle iBase repositorist tulenevate meetoditega. Nii, aga nüüd ma saan siis hakata seda kõike siis siin ellu viima, ehk siis lisame siia siis app unit of work'i, mis pärineb siis base unit, base UOV-st. Ja siin nüüd juba siis tuleb ette öelda, mis on see tõht-tb kontekst, ehk meie puhul on see siis app tb kontekst. Nii, ja esimese hooga mul siia rohkem midagi vaja ei olegi. Base UOV täidab siis iBase UOV-d, mina võiks ilmselt ette siis koma iApp UOV interface'i siin. Aga iApp UOV interface veel mitte midagi ütlen, nii et läheb natuke aega, kui nii siia midagi päriselt kirja panna. Aga siis on meil veel repositoriumid. Ja sama siis list item repository. Trükiviga. Repository ees niimoodi. Nii, list item repository, mis pärineb siis base repositorist ja peab täitma meie list item repository interface'i. Nüüd base repositoris on nüüd siis vaja terve hulk igasuguseid asju ette anda. Tal entity, domain entity ja tõht-tb kontekst. Okei. Mul ei ole tal entityt veel olemas, mul on olemas domain entity. See on siis list item. Mul on olemas andmebaas, app.tb kontekst. Ja siit on nüüd mul puudu siis vajalik olem, ehk siis tuleb endale see teha. Teeme siis ühe projekti endale veel juurde, app, tal, TTO siis näituseks, ehk need on siis, kui meil app domeen on see, mis on meil tallikihi sees ja mis käib siis andmebaasist välja tuleb, siis app, tal, TTO oleks siis see, mis meil tuleb talkihist välja. List item pärineb samamoodi siis base entity'st ilmselt. Nii, lähme vaatame see app domaini list itemit. Okei, base entity app user. Ja esimese hooga ma vist tahan siia kõiki samu väljasi saada. Ehk siis ma mapin neid üks ühele. Nii, app user, see nüüd juba hakkab peaks muutuma. Base entity app user on fine, sellepärast et see annab meile ainult siis kuid app user ID ja base entity, mis annab kuid ID. Aga app user ise tahab nüüd tulla domeeni klassist, mis ei ole õige. Ehk siis tuleb teha endale ka vastav TTO. Teeme siis siia kataloogi endale. Identity. App user.
nii, ja samas ma ilmselt refresh token'id ma ei taha siit välja anda. Nendest ei ole asja. App user peab pärinema siis siit. See on fine, sest see on väline sõltuvus. No mis nüüd? Niimoodi. Base domain, app tal, TTO identity. See on kõik õige. Nii, ja nüüd saab siin siis ütelda, kus need asjad tulevad, et oleks eriti selge. Siis ma kasutan äkki sellist varianti. Ehk see oleks siis app domain list item ja see on siis app TTO. app.tal.tto ja sellele on vaja ka referentsi. Nii, nüüd see ei ole mitte ega korda. Ja nüüd siis öeldakse, et hurraa, palun täitke siis puuduolevad meetodid. All async, find async, add, update, remove. Miks ta küll neid tahab mulle saada? Base repositories on tal entity, domain entity, DB context. Base repository täidab iBase repository interface'i. E-list item ütleb, et ta täidab. See on vist vale list item mul siin. Ikka vale. Ma ei taha seda list itemit, ma peaksin tahtma siin app.tal.tto list itemit. Ehk siia on vaja ka referentsi. Nii, kas nüüd läks asi loogilisemaks? Jah, generic constructor. Sest kõik ju implementatsioonid peavad tulema siit baasrepositooriumist. Kuna me ei ole veel ühtegi custom meetodit siia iList item repositorisse kirjutanud, siis kõik minu asjad saavad tulla customist. Ehk sellega on siin nüüd kõik hästi. Nii, ja siis tuleks siis iApp unit of work'is, ehk siis siin interface'is, mis siis käib minu rakenduse kihi kohta, kus praegust on ainult öeldud läbi interface'i üks meetod, on ju, et salvesta muudatused. Siia tuleks siis nüüd ka panna juurde siis see, et mul on see interface päriselt olemas ja mitte interface, vaid siis ka mingisugused repositooriumid ehk app unit of work ju kordab DB konteksti. Kui meil on DB kontekstis DB setid, on ju, siis samamoodi on meil app unit of work'is on meil siis repositooriumid, mis peegeldavad esimese hooga vähemalt siis meie entity framework'i DB sette. Ehk siis siia tuleb mul siis mis ta on? List item repository, list items ja sellel on mul vist ainult olemas getter, ehk seda ei tohiks saada keegi üle kirjutada kuskilt vahepealt. Ja nüüd tuleb siin sisse ka ära täita, ehk siis kuskilt peab siis siia väärtus talle tekkima. Ja kust see talle see väärtus tekib, siis tuleb siin siis seda kuidagi initsialiseerida. Ja selleks on nüüd olemas miskisugune kaval C-Sharpi uuem süntaks, mida peaks vist Raider mulle ka mingil hetkel oskama välja pakkuda, aga esimesega, kui saab manuaalselt kirjutada, siis sisuliselt, mis ma tahaksin siin teha, on see, et ma tahaksin initsialiseerida selle list itemsi siin ära
lazily, ehk siis kui teda tarvis on esimest korda, siis initsialiseeriks ja pärast seda tagastaks kogu aeg sama väärtust. Ja mul on selleks siis vaja, kuna see on lihtsalt getter on ju, siis see tegelikult ei ole üldse muutu ja see on lihtsalt nagu mingi funktsioon, ehk mul on vaja kõigepealt kuskil seda list items'i repositooriumit ka päriselt hoida. Ehk mul oleks siis private siis midagi selles vaimus ja selle võib esimese osaga teha siis nullitama. Nii, ja nüüd kui teda küsitakse, vaatan, kas ma saan siia kirjutada kuidagi niimoodi. Jah, ta on getter only, ehk siis niimoodi new list item repository. Nii peaks saama nüüd seda kirjutada. Ja nüüd on mul siis vaja selle list item repository'le tervet hulka parameetreid. AppDB kontekst. Okei, see on mul ju olemas ja see on mul ka siis olemas siit base unit of work'ist, mis on siis UAVDB kontekst. Ja siis on mul vaja mapperit. Seda siin, mis siis mapib ühest list itemist teise. Domain list item ja panna see viisakalt see kirja, et oleks hästi näha, mis on mis, siis see on see välimise kihi list item ehk siis app.tal.tto. Ehk vaja on kas kirjutada vastavad mapperid. Meil kui esimesega ainult üks, nii et väga keeruline ei ole. Aga neid hakkab siia juurde tulema list item mapper. Ei, mul on veel kas app user mapperit tarvis. Aga see siis on, täidab meil i base mapper interface'i. Ja peab täitma seda nende olemite vastu siis. Nii, ehk if entity equals 0, return 0, selle on ka kõik hästi. Kirjutame siis, või kirjutan hästi lihtsalt sellise staatilised mapperid, mis midagi tarka esimese oga ei tee. Noh, nad ei ole küll staatikud, aga midagi imelist siin siis ei ole. Ehk see peab siis mappima meil, tagastab siis selle välimise kihi on ju. Ja see siis tagastab siin vastupidi. Ehk see on siis domain list item. Ja nüüd siis tuleb mappida. Nii, siis on miski summary. Ja nüüd juba võib hakata natukene mõtlema. Kuidas see multilong string peaks töötama?
ehk siis mida mul siis tegelikult siin tarvis on selles list itemis. App-tal DTO list item ehk see on siis see, mis paistab väljapoole. Nii, kas mul on siin seda app userit tarvis? Ma ei tea. Ma ütleks, et ei ole tarvis. Ehk ma võiks ütelda, et see võiks pärinud üldse siit base entity'st ja siin ei olegi ühtegi mingit user ID-d üheskist otsast näha. Ja samamoodi see summary siin võiks olla ilmselt lihtsalt string, ehk ta küll andmebaasis on tõlgitud, aga siit juba nüüd väljapoole liigub ta siis tõlkimata kujul. Ehk siis ta võiks olla kasutusel see hetkekeel, mis tal olemas on. Vaatame, kas saab seda asja niimoodi kirjutatud. Nii, et siin oleks eriti selge, et seda tõlgitakse, siis translate, mis siis nüüd ütleb meile, et ta võib tagastada ka nulli, juhul kui tõlget ei leita mingisugusel põhjendusel. Ehk siis võtame siit tühja stringi endale. Nii, sellega on siin lihtne, aga nüüd siis siinpool läheb oluliselt keerulisemaks. Me kas nüüd oluliselt item description on ikka item description, sellega on lihtne. Is done on is done, sellega on lihtne, aga mida nüüd teha selle summary'ga? See nõuab nüüd eraldi lähenemist, sest see summary nüüd esimese hooga, kui me mapime siis välisest itemis sisemiseks, siis see domeenis olev summary on ju tõlkestring, ehk me tegelikult peaksime muutma ainult ühte tõlkestringi. Aga kui me tekitame siin uue domeeni, siis hetkel siin ei oska midagi muud teha, kui lihtsalt tuleb uus tekitada. Mis on siis lahkelt meil siis ikkagi entity.summary, mis teeb selle meie eest ise. Ja siin see märk näitab, et see on see implicit conversation, ehk siis tehakse uus new summary ja pannakse sinna see tõlkestring sisse vastavalt sellele, mis ta siis parasjagu on. Ehk sellega on minu mapper olemas. Ja nüüd on küsimus, kus ma selle mapperi siit saan. Ja ma võin selle mapperi siin lihtsalt üles tõsta. Ja ütelda, et ta nüüd selle siin niimoodi ära initialiseeriks. Teine variant oleks siin ka siis kasutada lõpuks siis dependency injectionit mingil viisil, kui seda tahta, aga kui ma ta dependency injectionisse paneksin, siis seal ta ka niikuinii on, ilmselt võiks olla transient, ehk teda iga kord initialiseeritakse uuesti või täpselt, ei teagi, võib-olla võiks ka isegi singletoniks teha. Sest siin tegelikult ju mingisugust state'i siin ei hoita, vähemalt hetkel mitte, nii et ei oleks ka sellest midagi hullu. Nii, ja see peaks olema siis meil 0 alguses. Vaatame, kas ma leian. Read only ta nüüd ei tohiks olla. Nii, mul oleks vaja see nüüd mingisugust toredat keelekonstruktsiooni välja mõtelda. Kui see on 0, siis tagastatakse see pool. Ei, see ei ole õige veel. Mul oleks vaja see väärtustada. Selleks on olemas mingisugune selline asi. Ei. Niimoodi. Ja nüüd ei ole olemas. Ei, stopp. Nüüd sain paika. Field on selle jaoks olemas. Ehk siis, see on nüüd siis uus C-Sharpi keyword, mis ma ei tea, mis ajast see tuli. Aasta 2 tagasi, see on üsna uus. Ja see nüüd võimaldab siis automaatselt ütelda kompilaatorile, palun tekita mulle ise siia selle koha peale backing field. Ja see konstruktsioon siin, küsimärk võrdlus, ütleb siis, et kui juhul, kui teda ei ole, ehk kui see field on veel 0, siis palun initialiseeri või võta see parempoolne väärtus, salvesta see selle fieldi väärtuseks,
ja siis kasutada seda väärtust. Järgmisel katsel, kui seda asja siit uuesti küsitakse, seda nüüd siis on ju nii kaua, kui on selle äpp UAV elutsükkel, ehk siis ilmselt siis koos andmebaasiga, ehk siis ühe päringu raames, siis iga kord kasuta juba varem väärtustatud välja. Nii, ja ma tõstaks neid siia kõige ette, et oleks sarnane sellega, mis on siis DB kontekstis, ehk siis DB-setid on kõige alguses. Nii, nüüd on meil app unit of work ka olemas ja nüüd võibki need asjad siis ära registreerida esimesega dependency injectionisse ehk web-app ja program CS ja kuskil siin me paneme kirja ja siin on andmebaas ehk siis siia andmebaasi järgi võikski siis seda teha. Add scoped app unit of work läheb siis kirja scopedina ehk siis sama mis andmebaas, sest tal on sõltuvus andmebaasist. Läheb siis oma implementatsiooniga siia kirja, ehk kui keegi küsib app unit of work'i, saab tema siis app unit of work'i instantsi endale. Ja kui ta siit seest küsib endale list itemi, siis esimest korda initsialiseeritakse ja järgmistel kordadel juba antakse seda fieldi siin. Ja see list item mapper siin, see ka siis reaalselt tehakse ainult üks kord, on ju, sel hetkel, kui see üks esimene instance sellest list item repositorist tehakse. Ehkki siin nüüd võiks mõtelda, et see võiks olla siis singleton, on ju, ehk tehakse üks kord kõige alguses ja rohkem enam teda tarvis tegelikult ei ole, siis peaks seda minema kuskile sinna dependency injectioni kanti tegema. Ehk teda seal ära registreerima. Ja siis sellega endale konstruktori parameetrina siis sisse võtma. Aga see on nii väike nagu objekt, et selle korduv initsialiseerimine ka mingisugune suuremat tõugu probleem ei ole. Nii, ja nüüd võiks proovida siis nagu päriselt seda asja kasutama hakata. Ehk siis app unit of work on nüüd justkui olemas. Ja seda võiks proovida kasutada. Ja siis vaadata enne kõike, mis saab siis sellest kõige keerulisemast väljast seal, ehk siis sellest tõlkestringist, mida siis peale hakata ka nende kasutajatega. Ja siin nüüd juba tuli esimene sellise dalgihi nagu väärtus siis teoreetiliselt välja, ehk millest siin on meil loengutes kordade arhitektuuris juttu olnud, ehk meie domeenikihis on igasuguseid asju meil olemas, aga see, mis paistab siis tallikihist väljapoole, seal juba on see list item kõvasti lihtsustatud. Kadusid ära userid, sest justkui teoorias võib ütelda, et kellelgi pole asja nendest useritest, need ongi ainult ühe kasutaja omad, see võiks olla juba tallis ära filtreeritud ja kadus ära siit tõlkestring, ehk tõlge võiks ka juba tekkida andmebaasi poole peal. Ja koos sellega peaks ka minu kontroller minema kõvasti lihtsamaks, sest ma ei pea enam tegema igased vaatemudelid igast muid asju, sest mul ei ole vaja enam see tõlkestringiga seal tegeleda. Küll aga on vaja nüüd kuskil siin tegeleda sellega, et kuidas siis seda tõlkestringi siis päriselt tõlkida tallikihis, kui ma seda kuidagi käsitsi kontrolleris enam teha ei saa. Aga hakkame seda siis siin külge võtma, ehk kus on meie kontrollerid ja list items controller. Ja millest ma tahan siis siin lahti saada, on siis kogu see kood siin, ehk meil on nüüd siis selle asemel private read only app UAV ja initsialiseerime selle konstruktorist ära. Nii, ja nüüd peaks saama seda UAV-d igal pool siis kasutada. Ehk nüüd hakkabki kohe siis otsast kõikide meetodite läbikäimine. Index. Nii, index teeb siis mida meil? Indexis toimubki siis filtreerimine nüüd siis kasutaja järgi, mida justkui enam nüüd tegelikult ei ole tarvis. Ja ka siin on siis see tõlkestringi asi, mida enam ei ole tarvis. Ehk siis var res võrdub siis unit of work, list items,
hoolasync. Wait. Nii, ja vaataks, et saaks selle siis esimesena tööle, ehk ma panen siis pärast selle äpp konteksti ikkagi siis tagasi siia, ma ei pea kõiki meetodid veel üle käima ja kustutab selle konteksti siis pärast ära. Nii, ja hoolasync pakub siis app user ID-ga varianti ehk siis get user ID. Nii, panin ka siis siia parameetri nime ette, et oleks näha, mida me sellega teeme siin. Nii, ja siit nüüd siis tagastatakse juba siis teist tüüpi list itemit, mis on nüüd siis outlist item on ju, UAV list items hoolasync, mis on siis nüüd juba app-tal TTO list item tüüpi. Nii, see siin on siis vale. See on app-tal TTO list item. Ja tõesti siin enam app userit ei ole. Nii, ja seda nüüd enam ei oleks vaja nagu tõlkida, sest see peaks olema automaatselt tõlgitud. Ehk ma saan siia panna tagasi selle, mis tuli scaffoldist. Item summary. App user emaili meil enam ka siin ei ole. Nii. Proovime ära, kas plahvatab või läheb tööle. Kui ma ainult teaks, mis mu parool on. Ei, kas mul oli siiditud mingi parool see äkki? Aha, admin ja user. Nii, proovime siis teha list itemi. En item, summary, en summary, create. Nii, okei. Kui ma nüüd vahetan siin keelt eesti peale, edit, katki. Parooli meelde tulnud see. Nii, aga miks on edit katki huvitav? List items edit 404 öeldakse. Okei. List items ise on iseenesest täitsa olemas. Ehk andmebaasist ta kätte saadi, nii et kogu see repositooriumite loogika on läinud kaunisti tööle. Nüüd on küsimus, kelle oma ta siin näitab, ehk kas ta nüüd päriselt filtreerib ka. Ehk ma saaksin nüüd siis siit välja logida ja siseneda adminina. Ja ei, mis on parool siis? Ja tõesti, siin ma list itemeid ei näe.
item admin, et nii, see on siis admini oma. Ja lähme userisse. Jep, ja see näeb useri oma. Et see on siin kõik nüüd õige. Ja nüüd peab hakkama vaatama siis, mis on meil kasutajatega lahti. Ehk siit tuleb siis error 404. Kuskilt on mingisugused userid puudu. Nii, aga vähemalt indeks töötab nii, nagu pidi töötama. Nii, vaatame siis siit edasi. Details. Ehk siis see siit, miks siit antakse 404. Guide ID, nüüd guide ID ei saa kindlasti olla 0. Nii, user ID on fine. Nii, var res võrdub siis await, unit of work, list items, remove, find the sync on, jah. Nii, ja find the sync'il ID ja app user ID. Ehk siis get user ID. Nii, ja kui res on 0, siis on not found. Ja vastasel juhul tagastame selle. Nii, ja find the sync ka nüüd meil siis töötab on ju nüüd siis selle olemi pealt. Ehk mudeliks ei ole mitte app domain, vaid on app tal.to list item, kus enam ei ole parasjagu app userit. Aga summary on juba tõlgitud. Fine. Kohutavalt palju parooli meeldetuletusi. Ei. Hmm. 404. Aga ID võiks olla õige. Ehk siis tulebki pagida, mis siis häda on. Ehk kuskilt siit peaks tulema siis not found meile, mis ei tohiks eeldatavalt vastata tõele, aga proovime järgi. Breakpoint. Ja lähme debugimisrežiimis tööle. Developer Tools Access, mis asja? Nii. ID igatahes 0 ei ole, sellega kõik hästi. UOV list items, find a sync, ID value ja get user ID. No, step into. Kus ma nüüd satsin, external sources. Sinna ma nüüd ei tahtnud minna, has value. Ma tahaks minna siis nüüd niimoodi, kus on meie find a syngi implementatsioon. Ma tahaks siia välja jõuda. Nii. ID on, app user ID on. Repository dbs set, where ID equals ID as queryable. See oleks nagu korrektne.
nii, app user ID. Nii, nüüd küsimus, kas see päring siin nüüd tehakse? Okei, hakkame vaatama. Nii, siia jõuti väljast välja, ehk siis ta on ju app user ID-ga entity. Ja nüüd me castime siis selle siit on ju app user ID-ks, ehk seal on siis see väli olemas, equals siit väljapoolt sisse tulnud app user ID, see on ka fine. Nii, ja nüüd tuleks siis küsida, kas siis selline asi on meil andmebaasis olemas. Nii, ja rest domain tuli 0, ehk selle koha peal anti meile tagasi, et seda ei ole andmebaasis. Nii, ma tahaks näha siis debug outputi. Nii, päring tehti siis selline select asjad on ju list itemsist, kus LID peab võrduma ID-ga, mis on siis see, ja app user ID peab siis võrduma sellega. Jah, see on BB5. Ja app user ID on see 019, mis on see siin? Limit 1, first or default async. Ehk selle jutu järgi siin nagu just kui pole seda andmebaasis. Mis on huvitav? No vaatame. Nii, kus on minu dbeaveri tööriist? Postgres, local docker, database, mis on selle andmebaasi nimi, kes seda teab? Absentis JSON, HVDemo. Nii, HVDemo, schemas, public, tables, list items. Nii. Nii. A371. ID ei ole tõesti A37. Mina ise süüdi muidugi. Absoluutselt. Nüüd ma tean, kus see kõik tuleb. Ma ei mäppinud ID-d ümber. Kõik on selge. Kus on minu mäpperid? Nii. Siin on siis puudu oluline asi. Ja siin sama asi. Nii, on ilus. Kasuta näeb enda omasi, detailid töötavad. Nüüd ka töötab edit, sest nüüd on ID paigas. Nii, ja siin saame nüüd vahetada keelevahet. English, Eesti on, jah. EN summary, Eesti variant. Vaatame, kas see kunagi korda tehtud.
on, tõlge täitsa töötab. Aga see nüüd töötab siis controlleris ehk mitte siis repositooriumis. Ehk sellega peab veel siis tegelema. Aga muus osas on fine, ilusti kasutajate järgi filtreeritakse. Ehk ma tõesti lihtsalt unustasin ID-d mappimata ja kuna ma ID-s ei mappinud ja need pärinevad kõik on ju iBase entity või sellest base entity'st, siis base entity's initsialiseeritakse alati siia uus guidi väärtus ja sellest ka siis UI's tekkinud random guid mingisugune. Okei, nii, nüüd me sain siis siiamaani ennast tehtud. Base repositorist võiks ka breakpointi maha võtta. Nii, ehk siis indeks on korras. Ja nüüd kui juba on näha siis selle kihi efekt ehk indeks meetod näituseks läks oluliselt on ju lühemaks. Details on läinud oluliselt lühemaks. Ehk igasugust värki on siin oluliselt vähem. Nii, vaatame, mida teeb meil create list item create view model, kus ongi kõik ilusti. Siin on juba täitsa nüüd õige vaatemudel tehtud. Sellega on fine. Nii, ja kui nüüd on create'iga asjad hästi, siis nüüd tuleks see siin ümber teha. Ehk see on siis uus on ju app.tal.eto.list item. Nii, ja siin peab nüüd siis mõtlema hakkama. Kuidas see nüüd peaks töötama? Sest siin ei ole nüüd mul äppi user ID-d. Ehk mismoodi peaks see siin käima. See läheb ära, see on fine. Igaks juhuks seda küll ei ole otseselt tarvis, aga paneks siia selle ID ka õige külge. Siin isegi ei ole ID-d. Ja ID-d siin tekib automaatselt. Nii, ja nüüd siin siis selle koha peal tuleb nüüd siis asju lahendada. Ehk see on meil nüüd siis UOV, save change ja sync, sellega on kõik hästi. Aga mis see siin on? UOV, list items, add. Ja nüüd on mul ilmselt vaja siis siia seda versiooni, kus mul on ka app user ID olemas. Ehk paneme siis siia sellise versiooni ka. Nii. Nüüd on siis base repository. Siin on siis selline add. Vaatame, kuidas me siin seda kirjutasime. Äkki samamoodi. Nii. If ehk kui need tingimused on täidetud, siis me saame seda entityt siin kästida ja temal on nüüd olemas siis väli app user ID, mis siis nüüd võrdub app user ID-ga. Nii, väga hea. Juba läks selle paremaks. Get user ID.
nii, ja siin võiks ka mõelda mingisuguse mäpperi kirjutamise peale, kuidas see peaks töötama. Täpselt see vaatemudel ise juba tegelikult ongi ju selle asja koopia siin. Item description, summary ja is done, täpselt samad asjad olid seal, on siin kirjas. Ehk tegelikult ei olekski isegi mingit mudelit siia vahele enam rohkem vaja. Aga las ta hetkel olla, vaataks sellele otsa siis, kui me ükskord ka siia selle BLL-kihi juurde kirjutame. Koopiana sellest, mis siin juba kõik põhimõtteliselt olemas on esimese hooga. Nii, ma jätan nüüd korraks selle editi siin rahule, sest see nüüd on siis see kõige keerulisem koht. Ja editi posti poole ka ja lähme delete'i kallale. Ja siis saabki selle kontrolleriga siin vaikselt nagu ühele poole. Ehk siis jääb veel edit pärast teha. Nii, kui ID-d ei ole. Nii, siin on kõik hästi lihtne, see on sama mis details. Ja see on siis app tal TTO siis praegast. Mis täna, see on kõik siin tore ja mingid userid siin ei ole. Nii, nüüd siis kustutame ise delete confirmed. Ehk siin siis otsitakse midagi kuskilt välja, midagi tehakse. Nii, vaataks, kuidas meie seda teha saame. Wait, vaata, kas me siin äkki wait'i ära unustanud kuhugi kohta. Wait, see. Ja add'is ei ole meil mingite wait'i. Nii, ja siin on olemas remove async. Meil on olemas ID. Ja remove async. Ma tahaks siin ka nüüd endale ikkagi seda versiooni, kus mul oleks siis võimalik seda userit siin sees kontrollida. Ma ei ole kindel, kas ma siin remove'is ja update'is neid tahaksin, aga esimese hooga las olla. Nii, siia siis läheb sama asi külge. Ja sisuliselt sama tingimuse kontroll. Nii, ja nüüd on find async juba töötab selle app user ID-ga. Ehk siis nii, mul on siis kaks aru, kas mul siis on seda app user ID-d või mul ei ole teda, on ju. Kahes variandis on see asi siin võimalik üldse. Ehk siis ütleks nii, et meil on siis entity, mis on siis 0 esimese hooga. Ja see on siis, mis tüübis ta siis on? See peaks vist olema siis tal entity või? Nii, ja see on siis teises arus. Ja siin arus me peaksime siis tegema
niimoodi ilmselt koos siis selle user ID-ga. Ehk siis mõlemad variandid on toetatud, kui on app user ID, siis otsime teda app user ID kaudu ja kui ei ole, siis otsime niisama ID kaudu. Mis peaks selle asja nüüd siin tegema oluliselt lihtsamaks. See kõik jääb ära. Nii, kontrollime, mida teeb siis remove async lõpuks. Lõpuks me lähme siis remove entities, repository tobi set remove, ja lõpuks me tõesti teda ka remove'ime. Võiks täitsa ju töötada. Proovime, kas saab kustutada. Create new. Ahah. Unable to cast object of type app tal DTO list item. Seda tõesti ei saa castida. App tal DTO list item ei ole mitte. Kus ma nüüd siis üks asjaga hakkama sain? Create'ime. Add tõht all entity tõht domain entity jaa, siin ma teen siis seda asja ju valesti valesse kohta omistan seda nii var domain entity võrdub mapper map ja juhul kui see nüüd on meil olemas, siis me castime selle domain entity selliseks ja siis selle lisame. Nii peaks see nüüd olema. Ei taha mingit tõlkimist. Ja nüüd ma peaksin saama seda kustutada. Ja ta ilusti kustus. See on kõik fine. Nii. Nüüd see get user ID mulle siin kindlasti ei meeldi. Sellest ma tahaks mingisuguse helperi kirjutada sinna useri enda sisse. Ehk siis user.midagi võiks see tulla. Aga las ta hetkel veel olla siin. Ja vaatame uuesti korra otsast üle, mis meil nüüd siis olemas siin on. Nii, indeksiga on kõik hästi. Detailidega on justkui ka kõik hästi. Create sai ka korda. Siia jääks veel parema mapperi kasutamine, aga muidu okei. Add ilusti kasutab nüüd õiget user ID-d, see on fine. Nii, ja nüüd jääb siis tegeleda üle editiga. Ehk editi sisselugemine on lihtne, siin ei ole mingit küsimust. Siin me leiame seda lihtsalt on ju useri järgi. Ehk siis var, ehk siis entity, ütleme mingisugune res esimese hooga. Wait, unit of work, list items, siis et find async, ID ja get user ID.
ja siin on meil siis ID value. Nii, sellega on hästi. User ID tähe. Okei, võitu nimeks siis panna siin tõesti ka veel ikkagi list item. Nii. Ja siit ta läheb siis redigeerimisse. Sellega on hästi. Koos ID-ga, list item edit view model ja tore. Nii. Ja nüüd, mis on siis vaja lahendada, on siis vaja lahendada see tõlgete pool, sest kui meil on juba andmebaasis tõlked olemas, ehk mis editi puhul on ju reaalne, siis kui meil andmebaasis on juba tõlge olemas, ehk seal on JSON, milles on serialiseeritud on ju dictionary, kus on mitu võtit ja väärtust, siis nüüd praegast me kirjutaksime selle igal juhul ühe ainukese väärtusega uuesti üle, ehk me iga kord initsialiseerime hetkel selle uuesti, selle dictionary, ehk tehakse new ja koos sellega lastakse kõik eelnevad väärtused siis mitte veel sel hetkel õhku, aga sel hetkel, kui see andmebaasi ära salvestatakse, siis sel hetkel kirjutatakse see uus dictionary ühe ainukese tõlkeväärtusega, kirjutatakse andmebaasi asemele. Ehk see ei lähe mitte. Ja see nüüd asi, mida siis tahaks küll tõesti nüüd lahendada siis repositooriumi tasemel, ehk minu rakenduse kiht ei peaks siis tegelema sellega, kuidas tõlget päris täpselt tehakse. Nii, ma võtan selle siit kõik välja. Mis ta nüüd niimoodi koledasti tegi? Ära hüple. Nii, hakkame siis otsast seda lahendama. Ehk siis see osa, mis siin tehtud on, et loeme kõigepealt andmebaasis sisse, siis on ju teeme tõlke siin, set translation, see osa nüüd peaks siis kõik kolima kaunisti andmebaasi, või mitte andmebaasi, vaid siis repositooriumis, ehk siis talli kihti andmebaasile lähemale. Okei, nii. Esimese osa on siin sama nagu create on ju, ehk meil on vaja siis lihtsalt ümber mappida. Ehk siis tuleb selline. Ehk küll mitte päris selline. Nii, oluline on, et meil on siis ID siin olemas. Mis siis võrdub vm.id. Jah, seda saaks kõike objekti initsialisaatorist teha. Nii, ja siin me nüüd ei tee mitte add, vaid teeme on ju update. Nii, ja siin tahab ka siis get user ID-d kasutada kindlasti. Ja siis selles update'is tuleb ka siis tõlkestringid ära lahendada. Seda seal tuleb siis natukene kavaldada. Update'is mul siis oleks ka vaja seda varianti, kus siis üle kirjutada see igaks juhuks app user. Et seda ei saaks väljapoolt veebist kuidagi sinna mingit valet user ID toppida. Nii, update. Sai siis ka endale külge selle parameetri. Nii, kõigepealt siis var domain entity, mapper, map entity. See on tore. Nii, ja siin me kasutame domain entity't. Okei. Nii, ja juhul kui on ju meil on olemas app user ID seal, siis selle me ka siin ära väärtustame. Nii, ja siia kohta tuleb nüüd siis teha to do, take care of langstr.
ja nüüd on küsimus, kuidas me baasrepositooriumis saame tegeleda langstringiga, kui ma isegi ei tea, kas neid siin on ja kus nad siin on. Aga see nüüd ei saa midagi tapvalt keerulist olla, me saame andmebaasist minna oma entity küsida, seejärel võib-olla isegi kuskil algus küsida, et me kohe peakski siin seda mappimist tegema. Ja seejärel reflektsiooniga käima läbi selle entity, mis me andmebaasis saime, otsime üles kõik väljad, mis seal on, langstringid ja kõik need väljad siis, nende peal siis seda translate'i rakendama. Ei tohiks midagi ületamatult keerulist olla. Nii, korraks panen pausile, läheks käiks tähtsas kohas. Nii, prooviks siis seda nüüd siis kuidagi kirjutada. Ehk kuidas siis nüüd kätte saada, mis meil siin toimub. Nii, hakkame otsast peale. Kõigepealt on mul vaja kätte saada siis andmebaasist see asi. Ehk siis originaalne sisu, kus on tõlked sees. DB entity. On siis, ja nüüd tuleb see update siis viia mul asyngiks. Ja kõigepealt, et nüüd peab natuke mõtlema. Nii, paneks endale paika plaani. Kas üldse on mõni langstr väli? Kui on, siis tõmba baasist originaal. Kui ei, mäppi niisama. Ehk siis mul tekib siia 2 haru. Ja kui ma nüüd lähen baasist originaali võtma, siis see asi on mul igal juhul juba nüüd async. Ehk siis tuleb interface ümber teha. Okei, iBase repository, update, async, task, entity. Nii. Is there some property with langstr in the domain entity? Then fetch entity from DB. Nii, kuidas ma nüüd siis saan selle siit kätte? Ehk kuskil on siis nüüd meil olemas ka see tõht-all entity, tõht-domain entity. Nii, saame siis küsida endale tõht-domain entity tüübi. Paneks siis viisakalt. Võib-olla niisuguse nimega.
nii, get properties, niuke asi on olemas, nüüd peab olema, see on siis public, binding flag, see ei ole great instance, on public või binding flag instance vist. Nii, teeks võivad niimoodi. Jah, on ju var, domain entity tüüpe, props. Ehk me tahame saada sealt kätte siis propertid, on ju. Nii, ja sellel on toDictionary meetod olemas. Nii, toDictionary. Ehk see siis võtab tüübist, tüüpe-off annab meile tüübi, on ju, võtab siis tüübi, tüüp on, kuidas ma seda seletaksin C-Sharpis, tüüp on ka nagu eraldi objekt C-Sharpis, ehk siin saab tõesti eraldi tegeleda tüüpidega läbi reflektsiooni ja tüüpe-off tagastab siis mingisuguse objekti, mis siis kirjeldab seda, koos kõikide igast hunniku abifunktsioonidega, mida me siin kasutame, et millise objektiga meil parasjagu tegemist on. Eks see on nagu selline metatüüp, mis kirjeldab kõiki teisi tüüpe. Selline asi on täiesti C-Sharpis edukalt olemas. Nii, ja tegelikult ma tahan siit saada, siis on ju ainult neid õigeid properteid. Where on ju, jah? Tüüpe off, longstr. Nii. Ehk see peaks nüüd siis andma mulle kõik propertid, mis on tüübist longchar. Nii, if siin peaks olema mingi count, on ju. Kui see on suurem nullist, ehk siin on mõni nendest, siis me saame endale võtta TB entity. Siin peaks mõtlema küll, kust ta tuleb, aga kuskil on meil repository TB context, repository TB set. Pole isegi seda vaja, mul on kõik meetodid selleks olemas. Find a sync. Milleks on meil siis entity.id ja kui on olemas, siis app user ID. Nii, ja siin peaks nüüd see asi siis minema meil kahte lehte. Teeme siis niimoodi domain entity. Esimesega võrdub siis nulliga. Nii.
Okei, see nüüd enam ju ei too mitte domain entity't, vaid toob juba tal entity, mis käib juba mapperist läbi. See mulle ei kõlba. Ehk sisuliselt peaksime tegema siin seda ilma mapperita. Okei, not a problem. Nii, equals on siis nii. Nii, nüüd siis on ju. Juhul, kui meil on olemas mõni. Nii, ja selle võiks teha muidugi staatikuks üleüldse, sest ma tegelikult vaja ainult ühe korra. Okei, tõmbame dictionary'sse kõik need propertid. Siis kontrollime, kas seal on mõni. Juhul, kui seal mõni on, ehk on mõni tõlkestring, siis fetchime kogu selle asja endale andmebaasist. Nii, ja seda ma vist tahaksin nüüd saada ASTracking. Sest seda on vaja uuendada. Nii. Nii, aga nüüd tuleb edasi mõelda. Ehk juhul, kui tal nüüd, võtame selle aru, juhul, kui tal oli kõik hästi, ehk tal ei olnud ühtegi tõlkestringi, siis nüüd me mapime selle ja tantsime nüüd oma userite tantsu siin. Ja seejärel uuendame teda. Ütleme, et ta on update itud ja selle on kõik hästi. Nii. Ehk järgi jääb siis, ehk nüüd on vaja siis teha mappimine siin arvus. Siin nüüd tuleb teha mingisugust maagiat natukene. Meil on vaja kõik mappida kõik väljad ümber, välja arvatud need väljad, mis on tüübist langstring. Ja need väljad, mis on tüübist langstring, nende puhul tuleb rakendada tõlget. Okei. Mõeldud. Tehtud. Nii, ehk mul on vaja siis nii, siin on mul praegu salvestada ainult need asjad, mis on langstringid.
siis niimoodi. Teeme teise veel. Nii. For each. Nii, nüüd on mul olemas siis kõik domeeni entity tüüp property, millega ma saan nendest nüüd siis üle sõita. Kuidas seda nüüd siis teha? Peab korra guugeldama, enam peast ei mäleta. Nii, siin me nüüd kirjutame natukene korralikumalt seda, sest mul ei ole mõlemal pool kõiki väljasi olemas. Ja üks variant, ma nüüd tean küll, kuidas seda kirjutada. Nüüd on küsimus, kas sellel on tudengi jaoks, kas sellel on teie jaoks mõtet või peaks sellepärast lükkama siit väljapoole ja ütlema, et seda tuleb handlida ikkagi kuskil konkreetses repositooriumis ise. Ja mitte hakata seda siin läbi reflektsiooni tegema. Aga muidugi tahaks ju nagu läbi reflectioni natukene seda teha siin.
vähemalt mina tahaks teha. Ehk mul on nüüd olemas domain entity ja nüüd ma peaksin siis jooksma üle mõlemi property'te ja mis on sama nimega, kopeerima väärtused ümber, välja arvatud need, mis on tüübist langstring ja langstringide puhul siis rakendama tõlkimist. Ja ma peaksin need property'd ära cache ima. Ehk siis selle property'te listi tegemine ja dictionary koostamine, seda ei ole kindlasti mõtet iga kord uuesti teha, vaid see on mõistlik ära cache ida. Aga mul on vist tõesti niisugune tunne, et see on äkki mõistlik lükata tudengiprojektides. Ma küll kirjutan selle valmis siia, aga selle ma lükkaksin teile natukene lihtsamasse versiooni, kui seda siia läbi reflection'i teha ja implementeeriksin selle update meetodi uuesti vastavalt igas repositooriumis ja tegeleksin seal nende tõlgetega otse, et see asi siin hapuks ei läheks. Sest reflektsioon hakkab päris nagu keeruliseks siin minema. Ehk katsuks seda natukene lihtsamalt siis teha. Siis ma ütleks, et mul seda ei ole vaja. Siis ma selle kohta ütleks, et teeks siis seda siin korrektselt, et see väga kaua aega võtaks. Private static. See on siis dictionary, ehk meil on olemas niisugune asi nagu concurrent. Concurrent dictionary. Mis on siis string ja property info on ju. Nii, ja sellel on, dictionary'del on ka olemas selline meetod nagu get or add. Oota, ma ei tahaks siin get or add'i siin teha. Ta võib ka olla tühi, see ei ole ju siis näitaja. Ei, ma teeksin selle siis ikkagi siin nagu nullitavaks esimese hooga. Siis ma tean, kas mul on teda ära initsialiseerunud. Nii, private static 0. Nii, mis ta nüüd ei meeldi?
ja ma tahaksin teha sellest concurrent dictionary't. No, kas niuke asi on olemas? Ei ole. No, aga teeme siis lihtsalt dictionary'ga. Mul ei tohiks tegelikult mingit probleemi sellest tulla. Mul ei ole mingit konkurentid siin ette näha, et tuleks. Nii, kui nüüd mul on mõni langstring olemas, siis mis ma nüüd siis selle teadmisega peale hakkan, et mul on mõni langstring olemas? Ma ei peakski siin midagi peale hakkama. Ma peaksin siin viskama üles exception, ütleme, et ära seda siit läbi saada. Through new application exception override update method for long str containing entities. Ja siia peaks saama nüüd panna siis otsa talle. Näiteks tõht on entity. Type of domain entity ja ma tahaksin sealt sees saada näiteks full name'i. Ja nüüd ka võib siia otse varri kirjutada. Nii, nüüd kõik jätkub siin sama viisi ja nüüd ei ole ka siia seda asünki vaja enam. Nüüd on jälle tavaline update, sest me ei fetchi siin veel andmebaasist midagi. Sorry. Paneme tagasi, sest teised pärast peavad fetchima. Nii, siis ma tahaksin selle nüüd siis üle kirjutada. Wait, update async. Nii, ja siin peaksid üldse kõik asjad oma virtuaalid, sest neid kindlasti tahetakse igal pool üle kirjutada. Nii, seega siis teeme lihtsama versiooni lõpuni, ehk siis repositories ja override update async. Nii. Ja siin ma nüüd juba tean, et mul on vaja tõlkida ja siin ma tean ju kõiki konkreetseid välju. Ehk siis kõik see loogika, mis on list items controlleris,
see kõik kolib nüüd lihtsalt sinna repositooriumisse. Nii, meil on siis olemas, see on siis async meetod, see on meil siis db entity, await, repository dbset, find async, entity.id. Nii, app userit muidugi võiks ka kontrollida, aga las see esimese hooga olla. Nii, not found me eeldatavalt siit ei tohiks kuskilt saada, vähemalt loodame. Nii, ja nüüd siis või pigem võiks öelda, et siit ei tohiks tulla. Niimoodi vist. Find async, ja kas siin käib ka kuskile peaks panema selle ajas trackingu. Ei saagi panna. See on küll huvitav. Kas findile ei saagi öelda trackingut? Ikka ma saan seda vist öelda nüüd tagant järgi. Ja siin on siis meie repository db context, update. Nii, ja meie siis mapime nüüd siis selle db entity on ju, ei mapi. Listid tema entity. App-tal DTO. Õige, jah, see võib tagastada nulli. Nii. Seega, item description is done summary. Kas nüüd võikski kõik olla? Küsimus on, kas kuna meil on praegust või minu siin koodis on peale keeratud see, et ta oleks as no tracking, ehk siis no tracking with identity resolution, ehk entity framework ei jälgi mälus andmebaasis toodud olemeid, siis siin tegelikult tahaksin seda teha, aga nüüd küsimus, kas sellest update'is siin on piisavalt. Lähme proovime. Warningud. Mis warningud ma sain huvitav? Okei, mingisugused suvalised Nugeti warningud. Nii. Eesti variant, inglise variant, edit.
in summary English. Ahah, nii. The entity type list item was not found. Kus see nüüd siis tuli? List item repositorist. Realt 23. Ja, vabandust. See on siis DB entity. Mida me siin uuendame? Tundub, et töötab. Eesti variant, English variant. Täitsa okei. Ja see tuli ka kõvasti ilusam muidugi ja lühem kood välja, kui nüüd reflektsiooniga seda kõike teha. Ehk siis vaataks nüüd oma kontrollerile otsa. Nii, VM-ist mapitakse, saadetakse see update'i. Jep, see on kõik ilus. Nüüd võib selle see kõik ära eemaldada. Nii, kood läks kenasti kõvasti kaunimaks. Seda probleemi me ka enam ei vaja siin. Nii, ja see get user ID võiks ka minna mingisugusesse mõistlikumasse kohta. Nii, selle võiks ka siia kohe ära teha. Ehk siis base helpers, identity helpers. Ja. Public, static. Kuidas kirjutatakse extension meetodeid? Get user ID. Mis asi meil see nüüd siis on? See user siin. Claims principal. Nii. Ehk siis extension meetod. Ja nüüd, kui on selline extension meetod olemas, siis saame selle siit ära visata. Ja ütelda, et see on lihtsalt user.getUserID. See on millega pärast veel namespace'i scaffolditud. See ei ole huvitav. Nii, ja nüüd ei ole mul tõesti siis seda konteksti siin vaja. Ehk nüüd on kõik viidud üle unit of work'ile. Nii, sellega tänaseks kõik või vähemalt selleks loengus. Edasi tuleb siis PLL siia ümber veel kirjutada.